Jõulupühade ajal ootamatult surnud Edith Laiv pärandas oma Viljandimaal Abja vallas asuva isatalu Eesti Loomakaitse Seltsile. Koos hästi säilinud taluga läheb loomakaitsjatele hallata ka 33 hektari suurune põllumaa ning 36 hektarit metsa. Kuigi välismaal on taolised pärandamised üsna tavalised, siis Eesti loomakaitsjad puutusid sellise asjaga kokku esmakordselt. Paar aastat tagasi Edith Laiv pöördus minu poole ja rääkis oma plaanist, et tegemist ei olnud päris meile võhivõõra inimesega, et kuna ta on tuntud teatud loomasõber, kes ka ise kunagi Tallinna Loomakaitse Seltsi lõi, et sealt hakkas see vestlus nagu pihta ja tal olid küllaltki suured nõudmised, mida me peame järgima, et ega see pärandiga kaasneb ka päris paras peavalu, aga ütleme niimoodi, et loomasõpradele neid reegleid jälgida ei ole eriti keeruline. Eks see näitab seda, et Loomakaitse Selts on kasvanud ja on õigel teel ja pälvinud ka inimeste usaldust. Lisaks metsaelanikele peavad loomakaitsjad tagama mõnusa äraolemisega talus elavatele kassidele. Editi kassid on muideks tema noorelt surnud tütrele kuulunud Kiisu järeltulijad ja vanaprouale olid nad väga-väga kallid. Ta kaotas väga varakult oma tütre, 18-aastase tütre Ingridi, kunstiandelise neiu ja sellest surmast aitasid teda üle loomad. Nii et ta nagu tundis, et ta on neile tänuvõlglane, aga muidugi kogu see loomaarmastus pärines suurel määral tema isa kodust ja sellesse oli ta nagu kiindunud nagu loomadessegi. Edith oli väga soe ja südamlik inimene, kelle elus mängisid loomad väga suurt rolli. Loomakaitsjad ei tea veel kindlalt, mida taluga ette võtta. Edithi surmaeelsete soovide ja nõudmistega arvestatakse aga kindlasti. Ära saadeti teda ju oma kodust, talu õuelt, oli ilus vaikne talvepäev ja ümber matuseliste tiirles vähemalt 100 väikest lindu, sest nendel on seal pesakastid ja söögilauad. Ta oli nagu suur linnusõber ka ja metsloomade sõber ja sellepärast ta leidiski, et võib-olla Eesti Loomakaitse Selts on selle talu kõige parem hoidja niisuguses loodussõbralikus vaimus, et seal nagu metsa ei kasutataks kommerts eesmärkidel, et see oleks puhtalt loomade päralt, et seal ei peetaks jahti. Ühe võimaliku variandina me alustame läbirääkimisi Nigula loomade taastuskeskusega ja meie andmetel on nendel üsna vähe maad, aga meil on praegu maad päris palju ja võib-olla sinna tuleb siis nagu Nigula loomadele väikene filiaal, et ruumi on ja miks mitte siis sinna laieneda, et need 2 kohta on päris lähestikku, 20 kilti on vahet ja miks mitte. Praegu meil on kokkuleppe ühe kohaliku külamehega, kes ka viimased 3 aastat tegelikult Edithi eest hoolitses ja tema jääb sinna majja elama, kütab, toidab kasse, kassitoit on talle juba viidud ja tühi maja teadupärast kutsub pätte ligi ju, et seda olukorda ei tekiks ja siis samm-sammult, kuidas asjad arenevad, nii läheb see asi edasi. Edithi pärandus on omamoodi ajamärk, et Eesti ühiskond on astunud jällegi pisikese sammu arenenud riikidele lähemale. Edith Laivi elu täitsid loomad ja ta tõi oma maalapil elavatele loomadele lindudele maapealse paradiisi. Loodetavasti on loomakaitsjad usalduse väärilised ja täidavad vanadaami viimaseid soove ning tagavad tema isatalu maadel metsaelukatele turvalise elu.